Lõuna-Eesti haigla tähistab tänavu 190 aasta möödumist haiglaravi andmise alustamisest Võrumaal, kus 1827. aastal 4 voodikohaga alustanud Võru haigemaja on nüüdseks välja arenenud 9-korruseliseks eriarstiabi ja sotsiaalhoolekande teenuseid osutavaks tervishoiuasutuseks. Piduliku tähtpäeva puhul korraldati kolmapäeval Võru kandlas tervishoiule pühendatud konverents, kus räägiti meditsiini minevikust, olevikust ja tulevikust. Lõuna-Eesti haigla on tegelikult, ütleme, kui me tervishoiuteenuste poolt vaatame, siis on 1% kogu sellest haiglaravist Eestis. Tegelikult tundub nagu suhteliselt väike, aga tuleb arvestada, et eriti kallid teenused ja need on ju regionaalhaiglates. Et me oleme seda oma mahtu või positsiooni suutnud kogu aeg hoida ja meil ei ole ka praegu mingit põhjust arvata, et siin tegevus nagu väiksemaks jääb. Põhimõtteliselt on see nagu kliinikumiga kokku lepitud ja see vaade on ühesugune, et me peaksime oma struktuuri ja teenused siin sellisena hoidma, nagu nad täna on välja kujunenud, et meil ei ole mingit suuri ambitsioone, mingit südamekirurgiat või mingit sellist keerulist asja siin teha, et tuleb lihtsalt hoida neid teenuseid, mis meil täna on olemas ja neid püüda siis kvaliteetselt edasi arendada ja hoida seda kvaliteeti. Kindlasti võiks sünnituste arv olla siin suurem ja natuke võiks võib-olla sellist kirurgilist aktiivsust ka rohkem olla, kui selleks ressurssi jagub, nüüd me oleme selleks kõike võimelised ja oluline on hoida seda valmisoleku taset, et me suudaks ikka jätkuvalt seda 4 arsti valvet siin katta, see annab võimaluse tõesti ka erakorralisi tegevusi siin ööpäevaringselt teha ja ei pea iga väiksema asja pärast kindlasti Tartu hakkama sõitma või kiirabi seda patsienti vedama. Sellest 1827. aastast ei läinudki väga palju mööda, kui siia tuli linnaarstiks 1833 aastal juba Friedrich Reinhold Kreutzwald ja tema ajal see haigla ka suurenes juba üsna pea aasta peale Kreutzwaldi tulekut oli juba haiglale tehti juurdeehitus, tehti ka teine korrus juurde ja juba oli siin 14 voodikohta. Praeguse inimestele on Võrumaa haiglaravi arengu üheks olulisemaks tähiseks 1982. aastal valminud Meekomäe haiglakompleks, kuhu on koondatud eriarstiabi ning mis 35 aastat hiljem on valdavalt ka renoveeritud. Ma võin täna öelda, et see Meekomäe kompleks on selles mõttes nagu renoveeritud, et me oleme suutnud selle nõukogudeaegse ehituse ikkagi sisuliselt üle käia, et seal on jäänud veel ainult mõned üksikud väiksed nurrakesed, mida ei ole saanud renoveerida, aga täna võib öelda, et on täiesti uue funktsionaalsuse saanud meie EMO ja esimene korrus ja liftid ja enamus palati osakondi on kõik ju uuendatud, meil on aknad ära renoveeritud, fassaad soojustatud või üle käidud. Selles mõttes on see ka kindlasti üks teetähis olnud siin Võrumaal haiglaravi osas 35 aastat tagasi Illal Karda juhtimisel omal ajal siin sai paika pandud, et on küll räägitud, et see on just suur hoone, aga mina nagu selle hoone suuruse üle küll ei kurdaks, et täna on seal terve rida funktsioone, mida vanasti ei olnud, et täna on hooldekodu meil on õendusabi pool, seal tegelikult on kogu see hoone ju hõigas. Võrumaa ühe suurima tööandjana on Lõuna-Eesti haigla ühtlasi ka õppebaas arstresidentidele, mis aitab haiglal jagu saada Eestit kummitavast arstide puudusest. Minu kõige suurem rõõm on see, et meil on hästi palju noori kolleege. Meil on pidevalt 2-5 residenti haiglas, kes siis omandavad oma mingit kitsamat eriala ja mõnda residentuuritsüklit meie juures teevad. Nendest noortest inimestest on tohutu rõõm ja suur hulk neid inimesi on pärast peale oma residentuuri lõpetamist ja eriala omandamist jäänud ka mingis mahus kas siis täiskoormusega või osalise koormusega ka meile arstina tööle. Seetõttu on meil arstide kaader täna suhteliselt noor. Seda muret ei ole, mis Eesti meditsiini üldiselt kimbutab, et arste on vähe saada? Puudu on mõnel erialal, aga ütleme niimoodi, et jah, võib-olla teistega võrreldes on meie probleemid väiksemad. No kui Lõuna-Eesti haigla tervis on hea, siis kuidas on Võrumaa inimese tervis?
aga ma usun, et kui noored inimesed neid ravivad, kes juba ravi vajavad, siis ka nende tervis on hea, aga inimeste tervis üldisena ajas, keeruline öelda, inimesed elavad kauem ja vanemaks, seal võib olla päris juba kõrges vanuses on ka probleeme rohkem, aga samas kindlasti eluiga on pikenenud ja täisväärtuslikumalt elatud aastate arv on pikenenud, et seetõttu võib ikkagi öelda, et inimeste tervis on.